Tervitus, Kristo jälle Sloveenias siin. Oled sa mõelnud koolitajana või õppejõuna, milliseid õppemeetodeid sa kasutad? Las ma vastan, loenguid ilmselt, mina ka. Ja nüüd tekib küsimus, et miks me nüüd loenguid loeme? Kas me teame, milliseid õpetamismeetodeid üldse on olemas? Jällegi küsin, kui palju need võiks olla? Ja võin vastata hästi palju. Näiteks grupitöö ülesanded, diskussioonid, vaidlused, väitlused, mängud, viktoriinid, külaliste kutsumised, case study lahendamised, videod, raamatute lugemine, muusika mängimine, põllule minek, ettevõtete külastused ja ilmselt on veel terve parv erinevat sorti meetodeid. Miks me ei kasuta neid? Ma vastan ise jälle. Loengut pidada on kõige mugavam, kõige lihtsam, kõige kergem. Ülejäänud või paljud nendest teistest meetoditest nõuavad liiga suurt ettevalmistust ja see on keerukas. Kui me aga nüüd paneme ennast õppijase kohta ja mõtleme ise, milline on kõige huvitavam või meeldejäävam koolitus, kus me oleme osalenud, siis ilmselt loeng sinna ei kuulu. Sinna pigem kuuluvad just nimelt midagi muud sellest loetelust, mida ma ennem just nimetasin. Nii et siin on õppekoht mulle ja sulle ka, kes sa mind kuulad, vaatad, et järgmine kord, kui lähed oma publiku ette, siis mõtle, kuidas ja mismoodi oma teadmisi ja osku edasi anda, et see oleks huvitav ja väljakutsuv sulle ka. Nii et kuulmiseni!